Tere kõigile, kes on siin Pärnu Tehnikamajas kohapeal ja ka neile, kes siis läbi YouTube'i meid praegu vaatavad. Meid on täna kutsutud siia siis natukene rääkima vaimse tervise teemadel ja oma tööst. Et alustuseks siis mina olen Kristjan Umpuu, olen Pärnu haigla laste ja noorte vaimse tervise keskuse juhtumikorraldaja. Mina olen Kädi. Mina olen siis ka juhtumikorraldaja Pärnu laste ja noorte vaimse tervise keskuses. Me teeme Kristjaniga sama tööd ja räägime natuke täna vaimsest tervisest. Et võib-olla alustuseks siis sellest, et mis asi see laste ja noorte vaimse tervise keskus on. Siin kohapeal on üsna palju noori ka, et küsin võib-olla, andke käega märku, kes teist on kokku puutunud või teab, mis asi on laste ja noorte vaimse tervise keskus. Et kellelgi pole põhjust olnud vähemalt siin olijatest nagu selle organisatsiooniga kokku puutuda. Et laste ja noorte vaimse tervise keskus siis loodi juba ammu aega tagasi siis projektirahade kaudu, et toetamaks siis siin Pärnu maakonnas siis lapsi ja noori ja nii-öelda siis ennetada erinevaid vaimse tervise muresid. Ja pakume siis oma keskuses erinevaid teraapiaid. Meie tööks on siis hinnata ära see vajadus, kui laps ja noor meie juurde tuleb, et millist nõu ta vajab, millist abi ta vajab kõige rohkem. Et meie abilisteks on ka lastepsühhiaatrid, vaimse tervise õde, et kui on selline nii-öelda kangem vajadus, siis suurema abi järele. Ja meie keskuses töötavad siis erinevad psühholoogid ja terapeudid, kes on meile ka abiks ja kelle juurde me saame siis suunata, kui see vajadus. Lisaks terapeutideks ka pereterapeut. Pereterapeut toimetab, et pereterapeut siis toimetab peresüsteemiga, peresuhetega ja terapeudid siis teevad individuaaltööd laste ja noortega, vahest ka laste vanematega. Et kuidas võib-olla meie juurde pääseb või mis on, et miks meie juurde üldse tullakse? Et tahad sa võib-olla oma kogemusest rääkida alustuseks, kes sinu jutule satuvad ja kuidas? Lapsi ja noori tuleb meie juurde erinevate muredega, erinevate küsimustega, et üldiselt on vaimse tervise teemalised mured ja küsimused, aga me võtame vastu nad kõik, kui nad meie poole pöörduvad. Et väga palju on ärevuse, depressiooniga, käitumishäiretega, sellised kooliprobleemidega, et kuidas ma ennast tunnen, kas see on õige, mis veel võiks olla? Mul tekkis küsimus, peresuhted on väga olulised. Mul tekkis küsimus, et tahad sa natukene selgitada, mis asi depressioon on? Aga ma küsin hoopis noorte käest, et kas te teate, mis on depressioon? Okei. Mida te kuulnud olete depressioonist? Mitte midagi. Okei. Et depressioon on selline võib-olla natuke... No depressioon on ikkagi juba häire. Kas te teate, millal saab nagu meie vaimse tervise muredest häire? Okei. Et häire siis, kui meil on tekkinud võib-olla sellised mured ja probleemid, mis kestavad pikka aega. Näiteks depressiooni puhul me tunneme ennast halvasti väga pikka aega ja siis saab sellest selline depressioon, häire ikkagi. Jah, ja see halvasti tundmine on siis selles mõistes, et kui ma väga pikka aega tunnen kurbust, sellist masendust, sügavat masendust, jõuetust, väsimust, mul puudub igasugune tahtmine oma tavapäraste hobidega võib-olla tegeleda. Hommikul üles tõusmine on väga raske, see tekk on nii raske seal peal ja ma ei taha üles tõusta, sest et mul puudub igasugune tahe minna kooli või sõpradega kokku saada. Uni on ära läinud, et
et magan öösiti väga vähe, 4-5 tundi võib-olla ainult. Et mis muidu normaalne uneaeg võiks olla ühel noorel inimesel, mis te arvate? Pakkuge julgelt. 9 tundi tuli üks pakkumine, jaa. Mis sa pakud? 10 tundi, jaa. Et tegelikult tõesti, et see uneaeg võib olla erinevas vanuses lastel väga erinev. Pisikesed beebid magavad, kui nad sünnivad, noh, ikkagi ma võiks öelda, et enamuse ajast ööpäevas, et korra tõusevad üles, söövad ja magavad jälle edasi. Aga mida vanemaks me saame, siis see ka unevajadus väheneb, aga sellises, noh, kui ma nüüd siin saalis praegu ringi vaatan, et siin on, ma hindan umbes silmaärgi, et selline 10-16 võib siin vanus olla äkki selles vahemikus. Et on ka vanemaid muidugi, jah. aga ütleme, et selles 10-16 selline 8 tundi võiks uni kindlasti olla. 8-9 tundi. Ja just. Depressiooni puhul ei räägime ka sellest, et siis kui meie probleemid on võib-olla üks päev, et me magame ühel päeval vähe või tunneme kurbust või sellist masendust või meil on raske olla, et depressiooni puhul on ikkagi siis, kui see on kestnud juba mitu päeva järjest või isegi mitu nädalat järjest, meil on püsivalt raske olla, et siis on see juba selline, millega võiks pöörduda mõne spetsialisti poole ja meie olemegi siis need spetsialistid ka, kes aitavad selgusele saada, et kas tegemist on sellise murega, mis on mööduv või pigem oleks vaja otsida kõrvalist abi. Et sellise madalseisu puhul, kui nagu me siin rääkisime, depressiooni sellised sümptomid, et kurbus, unetus, väsimus, jõuetus, motivatsioonipuudus, et see võiks olla selline 2 nädalat, võiks olla see piir, kus on vaja juba tõesti nagu ruttu abi otsida. Et kui ma 2 nädalat jutti olen ikkagi selliselt tundnud igapäevaselt, et siis võiks kindlasti juba abi otsida. Oleme päris pikalt depressioonist siin rääkinud, et Käti, sa mainisid veel ka ärevust. Ja mulle tundub, et ärevus on vist praegu nüüd selle eriti COVID-pandeemiaga tulnud nagu eriti rohkelt esile, et kuidas oskad sa midagi ärevuse kohta tuua? Ärevust, ma arvan, te olete tundnud mingil määral kõik, et siis, kui teil koolis on olnud näiteks vastamine, et te peate klassi ees vastama või on kontrolltöö tulemas, et siis me tunneme, et on kuidagi raske on olla, me ei tea täpselt, mismoodi meil läheb või me muretseme selle pärast. Meie tunneme näiteks praegu ärevust. Et käed värisevad ja süda puperdab ja võib-olla õhku on vähe, et pea käib ringi, et igasuguseid selliseid kehalisi sümptomeid tuleb siis või selliseid tundeid, mida me varem võib-olla või tavaliselt ei tunne. Aga ärevus selles mõttes, kui sellest saab juba probleem, tekib siis, kui me tunneme seda pidevalt. Ehk siis see on jällegi ikkagi aja jooksul, aga ärevust võib tekkida ka erinevates olukordadest. Näiteks meil on kogu aeg klassi ees vastata raske. Siis on see selline... Ärevus võib ka kasulik olla. Et ärevus on tegelikult üldse inimkonna või inimeste säilimise mõttes olnud ülioluline. Vanal kiviajal, võib-olla ajalooõpikutus olete näinud, kuidas poolpaljad mehed odadega metsas jooksid, ajasid võib-olla piisonit või kedagi seal taga. Et sellisel ajal oli see ärevus nagu eriti oluline. Et miks just oluline on see, et ärevus aitab inimesel ennast kokku võtta. Et eluohtlikes olukordades ärevus leiab üles kehas kõik need ressursid, mis meil on, aitab siis kas võidelda või põgeneda selle ohuga, millega me parasjagu silmitsi seisame. Aga tõesti, nagu Kädi ütles, et probleemiks saab see siis, kui see ärevus on pidev. Et ärevuse puhul me saame rääkida ka mitmetest erinevatest liikidest, eks ju, on sotsiaalärevus ja on selline üldärevus, on sotsiaalfoobia, esinemisärevus ja väga palju erinevaid liike. Et ärevuse puhul tõesti, mida meie oma töös või ma ei tea, kas ma nüüd räägin oma vaatest, et mida mina oma töös näen selle COVID-pandeemiaga, mis on tulnud,
on see, et alguses, kui mindi koduõppele ja paljud noored on kurtnud, et see esialgul see koduõpe või see distantsõpe ei olnud väga hästi korraldatud päris paljudes koolides. Olukord uus, õpetajatel oli raske, oli ka õpilastel raske, eriti nendel õpilastel, kes siis olid mingisuguses lõpuklassis, kas 9. või 12., et pidid läbi interneti seal õppima ja see korraldus ei olnud kõige parem ja tekkis ärevus, et kas ma nüüd saan hakkama. Ja ma olen veel sellises eas, kas siis 9. klass või üldse selline noorukiga, nagu ka teie paljud siin olete, et selline suhtlus ja sotsialiseerumine on ülioluline ja järsku see kadus ära, et ei tohtinud kokku saada ja nii edasi, et see kohe tõstis sellist nagu ärevust ja süvendab sellist sotsiaalärevust. Ärevus. Tahad sa midagi ärevuse kohta lisada, Kädi? Et ärevust võis tekitada teil ka võib-olla see, kui pikka aega saite koduõppel olla ja siis pidi kooli tagasi minema, et selline kodus oli võib-olla mugav, ekraani ees keegi ei näinud, kui ma tõstsin ka, või olin hommikupantlis seal või sõin seal ekraani taga, et kui te nüüd lähete uuesti kooli, tükk aega on olnud selline distantsõpe, et siis ärevust võis tekitada ka see. Aga muretseda tasub jah siis juba sel juhul, kui see ärevus on väga pikka aega juba kestnud, et te olete koolist tagasi ja see kuidagi ei taha mööduda, et isegi siis, kui te olete mitu korda juba tahvli ees käinud ja võib-olla sõpradega rohkem kuidagi koos olnud ja ikka on seesama ärevus, et siis võib-olla on jälle üks põhjus pöörduda meie poole ja meie saame aidata siis välja selgitada, et kuidas või natuke rääkida lihtsalt ärevusest ja nendest oskustest, mis aitavad sellega paremini toime tulla. Ja meie oma töös ka, et kui pöördub nooruk, kellel on ärevusega natukene probleeme, siis mida me temaga teeme? Me peame seal vaatama siis, et kui suur see ärevus on, et kas ta juba väldib mingeid asju. Et ärevus, mida teeb, on see, või kuidas ärevus suureneb, on see, et me hakkame vältima ja siis seda turvalist ruumi meie elus jääb üha vähemaks. Et me väldime mingisugust kokkusaamist või välja minemist ja siis lõpuks avastame, et me oleme meie kõige turvalisem ruum ja ainuke turvaline ruum on meie tuba. Ja sealt ma välja minna ei julge. Ja võib-olla siinkohal on ka sellise tehnika, me oleme Pärnumaa tehnikamajas, et rääkida tehnika mõjust vaimsele tervisele, et ka tehnika selline üleliigne kasutamine võib soodustada sellist nagu ärevuse suurenemist või ärevuse tekkimist. Et samamoodi me oleme harjunud seal telefonis või arvutis olema ja kui me seda väga pikalt ja kogu aeg teeme, ja sellist inimkontakti ei ole, et siis see võib ka muutuda selliseks mitte nagu mugavaks teemaks enam, et ongi lihtsam seal telefonis olla ja sinna nagu jääda. Et tehnikaga tuleb olla tark ja sellega käsitleda, siis tuleb olla nagu väga ettevaatlik või kasutada ainult targalt, et ülemäära ei tasu seda kasutada. Aga ärevusega toimetulemiseks on üks hea meetod veel, mida me täna rakendame, on see, et me paneme ennast sinna olukorda, kus me tunneme ennast ärevalt. Ehk siis me õpime iga korraga neid uusi oskusi, kuidas selle olukorraga toime tulla. Et kui mul on võib-olla raske siin kaamera ees rahulikuks jääda ja ma tunnen ennast väga ärevalt, siis võib-olla ka teine kord ma tulen ja istun siia ja iga korraga ma õpin ikkagi midagi uut ja mul on palju lihtsam ka järgmine kord sellega toime tulla. On ju? Jaa, see oli väga hea, et sa selle välja tõid. Et tõesti, ennast tuleb panna proovile. Niimoodi me areneme. Et raskusi ei tasu peljata. Mis me veel räägime? Kas keskendume probleemidele või läheme edasi juba natukene rõõmsamas toonis, et mida saab ära teha vaimse tervise hoidmiseks või selliseks nagu vaimse tervise vitamiinid? Olete te kuulnud midagi vaimse tervise vitamiinidest? Ei ole kuulnud. Mitte keegi ei ole kuulnud? Ei ole. Et siis on
hea võib-olla rääkida natuke nendest vaimse tervise vitamiinidest või üldse, mida saab teha, et vaimset tervist hoida. aga kui me ütleme, et üks vaimse tervise vitamiin on uni, näiteks et piisav puhkamine, et kas teil siis tuleb mingeid mõtteid veel, mis võiks olla veel need vitamiinid, mis aitavad meil hoida? Jaa? C-vitamiin. 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 See on ka ju. Et sellised, D-vitamiin ka. jaa, et sellised igasugused vitamiinid, mida on võimalik läbi toidu või kuidagi sisse süüa, ka need on väga vajalikud vaimse tervise seisukohast. Toitained, mis hoiavad meie keha ka. Väga hea vastus. Aitäh sulle! Et õige toit on ju ka, et me sööksime piisavalt, hommikul ärkame üles ja saame süüa, et ka päeva jooksul oleks meil kõht täis, ka see aitab meil ju paremini ennast tunda, on ju. Kas on veel mõtteid, mis võiks meie vaimset tervist hoida või on sellise vitamiini eest? Ei tule kellegi praegu. Et millest me veel rääkinud ei ole, on näiteks liikumine, regulaarne liikumine. Et kas jalutamine, jooksmine, mingi muu füüsiline pingutus, et see on vaimse tervise seisukohast ülioluline. Ma mäletan räägin ühe kogemuse, üks tüdruk kunagi, kes sattus haiglasse, oli selline depressiivne ja psühhiaater küsis ta käest, et kui palju sa liigud, kui palju sa jalutad õues näiteks. Ja ta ütles, et ta ei jalutagi õues üldse, et ta on üsna nagu paigal, et kooli ja koju ja kogu lugu. Ja üks asi, mis ta nagu hakkas tegema, oli see, et ta hakkas liikuma. Juba haiglas olles leidis võimaluse, et ta käis jalutamas ja see nagu kohe aitas tal nagu tagasi nii-öelda ree peale saada, et aitas kaasa paranemisele. Et liikumine on väga oluline. Kui palju sina, Kädi, liigud? Väga vähe. Vähe? Aga piisavalt, ma ütlen siis, et nii palju üldse toetab minu vaimset tervist. Eks tänapäeval on seda liikumist üldse väga raske või mitte kõigil ilmselt, aga üldse vähe, et elu on väga mugav. Bussid sõidavad, autod sõidavad, ma ise olen ka autoga sõita ja kogu aeg pargin ikka poe uksele ligemale, et kuigi võiks ju ka jalutada rohkem. 10 sammu rohkem. 10 sammu rohkem. Mina teen hoopis teist tegevusi, mina teen neid asju, mis mulle meeldivad, ehk siis ka teie tehnikamaja ringid on teie hobid, on ju, te teete seda iga päev või ma ei tea, kui tihti teil need ringid toimuvad, aga et te tegelete oma hobidega, sellega, mis teile meeldib. Ega see on see üks vitamiin, mis kindlasti aitab, et tegeleda nende asjadega, mis teile meeldib, võib-olla raamatut lugeda või muusikat kuulata, et ka need on väga suureks abiks. See on veel? Jaa, suhtlemine. Ma näen, et siin osad poisid suhtlevad kindlasti väga hoolikalt telefonis, et tegelete vaikselt vaimse tervise vitamiinidega. Aga suhtlus näost näkku, saage sõpradega kokku, kui see on võimalik, kui sõber on terve. Et suhtlemine aitab ka, keegi hea sõber, kellega rääkida vahest. Et see aitab ja vanematega kindlasti suhelda. Ja vanematele, kui meid vaatab mõni lapsevanem, siis panen südamele, et lapsevanema roll on tagada usalduslik õhkkond ja mitte olla ülemäära kritiseeriv, üldse kritiseeriv. Et lapsevanemal on väga suur kohustus ja roll oma pere, oma lapse ees, et laps usaldaks teda, et lapsevanemad saavad väga palju ära teha. Aga noortele ka, et kui te tunnete, et tahaks hoopis vahelduseks midagi vanematega teha, siis alati öelge neile ja kutsuge neid ka välja, et te olete kuulnud vaimse tervise vitamiinidest, et kõik koos saate ka ju teha mingeid tegevusi, mis teid kõiki toetab. Saate koos minna liikuma. Väga palju vist ei ole enam kohti jäänud, kus käia muidugi, aga ma mõtlen nagu selliseid vaba aja veetmisi. Aga loodus on selline hea koht, kuhu minna alati. Ilukirjanduses on isegi toodud välja selline huvitav mõiste nagu looduse defitsiit.
kui ma õigesti mäletan, et see on ka selline, et enam suurlinnades on seda loodust väga väheks jäänud, et inimesed, kes väga vähe loodusega kokku puutuvad, et ka see mingil määral mõjutab sellist heaolu ja vaimset tervist. Et loodus on meil Eestis on siin seda laialt käes ja seda tasub kasutada. Tegelikult vist on isegi mingid uuringud tehtud, kus öeldakse, et roheline värv parandab meie meeleolu, nii et juba puhtalt metsas viibimine ise võib olla selline, mis aitab kaasa. Vahepeal uurin, kas on saalis siin tekkinud küsimusi? Mitte ühtegi, me üsna selgelt räägime siis, jah? Kui me rääkisime näiteks liikumise vitamiinist, et kui palju teie liigute üldse? Kas teil käite trennis või jalutate näiteks siia tehnikumajja? Okei, väga hästi. Kui paljud teist käivad kuskil trennis päris? Okei, väga tore. Siin saalis on liikumisega nagu enam hästi, võiks öelda. Kui palju te niisama liigute näiteks nädalavahetustel, et te käite kuskil perega matkamas või? Ikka üsna vähe. Peate ikka vanematele südamele panema, et lähme ikka teeme koos ka või midagi. Võib-olla räägime nüüd sellest, et mida Pärnumaa noored saavad teha või mis kuhu nad pöörduda saavad, või üldse mida ette võtta, kui nad tunnevad, et neil mingi mure või probleem on. Kas te teate muidu, kuhu pöörduda? Oma vanemate poole saate kindlasti pöörduda, võib-olla sõprade, õpetajate, aga kas te teate mingeid kohti, kuhu te saate minna või kelle käest abi küsida, kui teil vaja on? Lasteabi, väga hea. Kas te teate, mis on lasteabi telefoninumber? 112. See on kiirabinumber, aga see on ka hea number, mida meelde jätta. Et siis, kui on selline olukord, kus te olete hädaohus, siis tuleb alati helistada 112, eks. Kui on oht teie elule ja tervisele, siis tuleb helistada alati 112. Aga lasteabi number on 116 111. Olete kuulnud sellest? Jaa? Teie poole saab ka pöörduda. Jaa, meie poole saab ka pöörduda. Väga hästi. Ma mõne aja pärast kirjutan ka meie kontaktid, kuidas meid saab leida, kuidas meiega ühendust võtta. Aga jah, selles mõttes, et väga hea vastus, et meie poole saab ka pöörduda. Mis need võimalused veel on? Mis on see kõige esimene samm, mida saab teha, kui ma tunnen, et mul midagi on kehvasti? Ma juba ütlesin enne sellega. Jaa, pöörduda oma vanemate poole. Et üldiselt need vanemad peaksid olemas, eks ju, ja usaldusväärsed. Kõigil noortel võib-olla ei ole nii hästi, et võib-olla ei ole seda usaldust oma vanemate vastu nii tugevat ja nii head ja võib-olla osadel ei olegi neid vanemaid, et olukord on erinevad, et mida siis saab teha? Kelle poole siis pöörduda? Õpetaja poole, väga hea, et koolis, kui on niisugune tore õpetaja, kellega mul on hea klapp, ma saan kohe rääkida õpetajale, et tead, mul on selline mure, et mis ma nüüd tegema peaksin. Aga koolis on veel selliseid inimesi, kelle poole saaks pöörduda. Kas te teate, kes on veel koolis? Jaa? Koolitugispetsialistid. Väga hästi, koolitugispetsialistid. See on väga ilus sõna, et aga koolis on sotsiaalpedagoog on tavaliselt tema nimi, on ju, väga hea, aga see on väga hea teadmine. Et sotsiaalpedagoog on enamustes koolides, Pärnu linnas küll vist on. No peaks olema igas koolis, jah. Jah, et ka tema poole saate alati pöörduda, kui on mõni mure. Ja koolipsühholoog, see on see, kes siis kuulub ka tugispetsialisti alla, et koolipsühholoogi võib-olla kõigis koolides ei ole, aga enamasti vist Pärnumaal mul tundub, et ikkagi ka enamustes koolides on. Et ikkagi koolipsühholoog on ka see, kes võib aidata. Kas teil on kellelgi kokkupuuteid olnud kooli sotsiaalpedagoogi või psühholoogiga? Okei. Väga hästi. Te teate täpselt, kus kabinet asub? Ma küsin, kuidas see kogemus on olnud? On see hea olnud või milline see kogemus on olnud? Nii ja naa. Et kooli sotsiaalpedagoog tegeleb üsna mitmete teemadega, või ka psühholoog, eks ju, et kui seal on mingi pahandus toimunud, eks siis keegi peab sellega ka tegelema ja siis võib olla see, et see
kontakti on võib-olla selline nii ja naa. aga mõnikord ongi niimoodi, et kõik me ei sobigi kõigiga. Mõnikord ei tekigi sellist klappi võib-olla iga inimesega, ja see on ka täitsa okei. Mulle nii meeldib, et me jõudsime kooli juurde, et ma tahan ühe teema veel, mul endal on hinge peal, mis kooliga seotud, et mis koolis olles vaimset tervist veel oluliselt mõjutab. Kindlasti on palju asju veel, aga see, mida mina tahan öelda, on see, et kui kedagi kiusatakse või tõrjutakse, et kooli kiusamine, kas on keegi kokku puutunud kooli kiusamisega? Ja, et olete, et kas isiklikult on teid või olete näinud kooli kiusamist, eks ju. Et tegelikult uuringu järgi ka kooli kiusamine, kui ma nüüd õigesti mäletan, mingisuguse uuringu järgi 89% õpilastest on kokku puutunud kooli kiusamisega. Päris suur protsent, eks ju. Näinud pealt või ise kiusanud või ise nii-öelda olla kiusatud. Et see on hästi suur tegur meie vaimsele tervisele. Et milliseid vorme kiusamisel on? Julgelt nimetage. Kuidas mis kuulub kiusamise alla? Jaa, ütle julgelt. Löömine. Füüsiline kiusamine. Ja. Kuidas? Vaikimine. Et see on selline nagu tõrjumine või et ma ei räägi sinuga. Jaa. Küberkiusamine, jaa, et tänapäevases tehnikaajastus esineb ka seda küberkiusu, et meie kädiga oleme nii vanad, et meie ajal veel küberkiusamist ei olnud, et kas on veel midagi? Mis asi see on, kui mina kädiga, ma ütlen kädile mõne oma kaasõpilase kohta, kuule, see on ikka eriline selline imelik, et sellega tasu rääkida, et kas see on ka kooli kiusamine? Just. Et selline igasugune tõrjumine ja löömine ja halvustav käitumine, et see on kooli kiusamine ja see tegelikult on vaimsele tervisele hästi suur tegur. See ei mõjuta mitte ainult kiusatava vaimset tervist, vaid see mõjutab tegelikult ka kiusaja vaimset tervist. Ega see kiusaja ju ka siis tahab ennast kuidagi välja elada või nagu ka teiste arvelt seda teha, et see ei toeta teda samuti. Aga mida saab kiusamise vastu ära teha? Jaa, õpetajaga rääkida sellest, eks ju. Mida veel? Kas on teis nii palju julgust, kui te näete, et kedagi kiusatakse, et ma lähen sekkun? Ma lähen ütlen, et kuule, et see, mida sa teed, et see ei ole õige. On teis nii palju julgust? Kas te olete läinud kunagi vahele näiteks niimoodi või takistanud, et keegi ei kiusaks kedagi? Väga hästi, kui te olete seda teinud väga hästi. Et kujutage ette, mis tunne võib olla sellel poisil või tüdrukul, keda kiusatakse, kui ta tunneb, et keegi märkab ja tuleb tema abistamiseks kohale ja sekkub. See võib ikka ääretu kergendus olla või selline, et mind on märgatud, keegi astub minu eest välja. Et kindlasti mina julgustan ka seda, et astuda või sekkuda vahele, kui see on teile ka turvaline, et loomulikult, kui seal on kõva kamp ja seal võib-olla pekstakse kedagi, et siis on teistmoodi, siis on vaja helistada 112, kutsuda politsei või võib-olla isegi kiirabi või kiirelt täiskasvanutele teatada. Aga sellisel muul kujul kiusamist mina julgustan küll, astuge vahele. See on väga hea, et me sellele jõudsime, selle märkamiseni, et see on kõige olulisem, et te märkate ja sekkute, et te tegutsete. Et ei peagi otseselt tegelikult alati sekkuma, vaid te saate ju alati öelda õpetajale või kellegile turvalisel täiskasvanule rääkida, et selline olukord on. Et märkamine on igal juhul oluline. Et nii kiusamise puhul kui ka selle puhul, kui keegi ennast halvasti tunneb, et kui te näete, et võib-olla sõber tunneb ennast halvasti, siis te ka saate talle rääkida, et käisin tehnikamajas, istusin siin tooli peal ja kaks toredat juhtumikorraldajat rääkisid, et me oleme olemas, on ju. Et saab ka meie poole pöörduda, kui on vaja.
nii, me vaatasime üle, kelle poole pöörduda saab, eks ju, et vanemad, õpetajad, kooli tugispetsialistid, laste abi, jah, lastekaitse, väga hea, ma just mõtlesin, et see on veel nimetamata, lastekaitse ja kas teie teate, kuidas lastekaitsega ühendust saab? Kui mul on ikkagi mure või mingi häda ja ma tunnen, et see on nagu selline teema, et ma tahan minna lastekaitsega rääkima sellel teemal, et mismoodi ma oma piirkonnas lastekaitse kätte saan? Kas te teate, kus näiteks Pärnu linna lastekaitsed üldse asuvad? Kus nad töötavad? Okei, et see tuleb teavitustööd teha. Tuleb teavitustööd teha. Aga üldiselt jah, et telefoninumbrid on, kui te olete Pärnu linna elanikud, et siis on üldjuhul linnavalitsuses ja Pärnu linnavalitsuse kodulehelt on võimalik nende numbrid siis ka saada. Ja üldjuhul lastekaitsjad on sõbralikud inimesed, et nendega tasub rääkida, kui on mingi mure. Aga lastekaitsjatega saate tegelikult kontakti ka läbi selle lasteabi telefoni, et kui te sinna helistate, siis nemad saavad teid suunata ka lastekaitse juurde. Et see ei peagi olema alati ka läbi vanemate, et kui te tunnete, et tahaks võib-olla omaette rääkida, et kõigest võib-olla ei taha mõne teise täiskasvanuga rääkida või õpetajaga ei tahaks näiteks seda teemat arutada, et siis lasteabi telefon on tegelikult selline anonüümne, et ei peagi alati oma nime sinna ütlema. Et te saate rääkida, et teil on mure ja nemad saavad teid siis nõustada ka, et kuhu poole pöörduda. Nii, lastekaitsega mainitud. Et läheme siis meie juurde. Kuidas meiega kontakti saab? Mul ei ole küll väga hea käekiri, aga ma üritan võimalikult hästi kirjutada, et meie kontakt kõigepealt, kui te olete väga ärev ja helistada esimese hooga julge, siis võite kirjutada. Ja saate kirjutada meiliaadressile siis vtk@ph.ee. Võib-olla, mis see VTK võiks tähendada? Nõukogude ajal oli ka niisugune lühend nagu VTK, aga see ei ole sellega seotud. Et see on Vaimse Tervise Keskus ja PH on siis Pärnu haigla. Sinna saate kirjutada, siis me mõlemad kädiga näeme, et kes on kirjutanud, mis see mure on ja siis me juba saame edasi ühendust võtta. Kui te kirjutate, siis oleks hea, kui te alla oma kontaktandmed ka paneksite telefoni või midagi, et saame tagasi helistada. Ja nimi? Ma pean ikka rääkima seda ka, et meie ruumid on kõik tegelikult Pärnu haiglas ja siis, kui te peaksite sinna kunagi sattuma või tulema lihtsalt meile kasvõi külla, et siis meie ruumid on seal väga valged küll ja need võivad alguses olla natuke hirmutavad, aga meie ei ole arstid, et me kuidagi ei ole seotud ka otseselt ikkagi arstidega, et meie oleme sellised mõnusad spetsialistid seal, et me püüame oma kabinettidesse rohkem värvi tuua küll, aga et te siis teaksite, et ei tule haiglasse arsti juurde, vaid te tulete lihtsalt meie juurde. Jah, ja meie töö ongi nagu vestelda teiega, teie perega, et mis on see murekoht ja siis otsida teile parim teekond või parim ütleme teenus on nii vastik sõna minu jaoks, aga selline lahendus, et kuidas siit edasi minna. Et see on meie ülesanne. Ja kes on nüüd siis julgem, kes tahab helistada kohe, et siis ma annan assistendi numbri, kes siis saab teile anda konkreetselt siis, kui te helistate, assistent võtab vastu, küsib, mis on nimi, kus kohast elate, elukoht on selle jaoks oluline tal küsida, et siis ta teab, kelle juurde ta teid suunab. Et kui alguses ütlesin, mina töötan Pärnu linna laste ja noortega, kädi siis Pärnu maakonna omadega, et siis see assistent teab, et kelle juurde ta edasi suunab. Ja assistendi number on siis jah, 9. Kuidas ma nüüd siit niimoodi vist. Ei. No nii.
siit või? No nii. Et inimene õpib kogu elu. Nii, 9,4 oli jah, just, 9,3. Et see on siis see number, kuhu saab helistada. Ja meil vist, kirjutan aadressi ka alla. Ristik 1 on meie aadress, on ju. Kas te teate, kus Pärnu haigla nüüd on? No nii, nüüd läks punaseks. Me oleme seal täiesti uues korpuses, kus või täitsa uues majas, seal olete kõik perearsti juures näiteks. No vot, väga hea. Nende samade perearstide all siis ütleme, 0 korrusel oleme meie siis. Teie olete võib-olla esimesel või teisel käinud ja meie oleme seal 0 korrusel. Lõpetuseks, kas on küsimusi? Julgelt küsige. Me isegi tahaksime, et vähemalt üks küsimus tuleks. Jaa. Mis on teie kabineti number? Väga hea küsimus. Mis on meie kabineti number? Meie kabineti number on K017. Jaa, see on tõesti hea mõte. Et väga hea küsimus. Kabineti number. Siia alla vist. K0... Tähendab siis meie seal kabineti numbri just meie korpus. Siis kas te olete tähele pannud, et haiglas on sellised erinevad tiivad või sellised korpused, kõigil on sellised tähed on ees. Ja meie korpusel on siis K-täht on seal ees. Ja 0 tähendab siis seda meie korrust, et me oleme 0 korrusel ja 17 on siis tegelikult see meie kabineti number. Taga ukse peal on meil kirjas K017. Aitäh sulle selle hea küsimuse eest. Nii, viimane võimalus veel küsida. No tundub, et me oleme hästi rääkinud. Võib-olla tõesti. Kui teil on mingeid küsimusi, kui teil tuleb edaspidi, siis te saate ka meiega ikkagi ühendust kirjutada või helistada. Et me julgelt vastame teile ka või püüame vastata nii palju, kui me teame ja oskame. Aga aitäh teile ja tänaseks siis ma usun, et me saame joone alla tõmmata ja ilusat sügis jätku. Kas me leppisime kokku, et me tuleme võib-olla mõne nädala pärast uuesti, et meile saab esitada sinna meilile, on ju, ka küsimusi, et sinna samale vtk@ph.ee saab siis kirjutada ja siis tuleme paari nädala pärast tagasi ja vastame nendele küsimustele. Et me ei vasta siis nimeliselt, on ju, et me jätame need küsimused jätame anonüümseks ikkagi. Et julgelt saate kirjutada ja võtta meiega ühendust ja tuleme paari nädala pärast tagasi äkki ja siis saame uuesti rääkida, võib-olla tekkinud selle aja jooksul mingeid küsimusi. Aitäh teile!